tere! Mina olen Maarja ja selles videos täna räägime sellest, kuidas seada psühholoogilises protsessis osalemiseks. Ükskõik, kas see on siis psühhoteraapia, nõustamine, oskuste õpe, muu selline, mille kaudu me tahame oma psüühilist seisundit mõjutada, et kuidas seada selle jaoks selliseid eesmärke, mis aitaksid meid selles protsessis edasi. Võib-olla enne, kui me läheme eesmärkide seadmise enda juurde, oleks hea vastata küsimusele, et miks üldse on vaja eesmärke seada. Ja siin on mitu sellist päris lihtsat põhjust. Esimene neist on võib-olla see, et kui ma sõnastan enda jaoks selle eesmärgi, et mida ma tahan sellest protsessist saada, siis see annab meile teatud fookuse selleks, et kui meil on vaja mingi hetk valida selle vahel, et me saaksime asuda erinevaid asju muutma või erinevaid tehnikaid kasutama või erinevaid strateegiaid proovima selle seisundi mõjutamiseks, et võib-olla millist me kasutame esimesena nii-öelda prioriteetide seadmiseks. Sest paraku me kõiki asju korraga teha ei saa ja ka inimese võime erinevaid asju õppida on piiratud. Teine oluline põhjus eesmärkide seadmiseks võiks olla see, et see võimaldab spetsialistil olla nii-öelda samal leheküljel, saada asjadest samamoodi aru selles osas, et mis on, mida me täpselt teeme ja kuhu me sellega jõuda tahame. Et ei juhtuks seda olukorda, kus inimesel on üks eesmärk, aga spetsialistil, kellega ta koostööd teeb, on sellest teistsugune arusaam. Ja kolmas oluline põhjus võiks olla see, et eesmärgid, kui nad on hästi seatud, võiksid motiveerida meid ja toetada meid sellistel hetkedel, kui tundub, et miks ma seda kõik üldse teen, et see on liiga keeruline, see on liiga palju. Mis paratamatult selliste protsesside käigus sageli kipub ikka ette tulema. Et kui me tegeleme piisavalt keerukate asjadega, mis võib-olla ei võta ka üleliia lühikest aega, et siis mingi hetk see motivatsioon ikka natukene hakkab võikuma lööma, et hea eesmärk võiks sellisel ajahetkel olla oluliseks toeks. Nüüd, kui me räägime eesmärkide seadmisest endast, siis eriti just psüühikaprobleemide või üldse tegelikult selliste pikaajaliste probleemide puhul, mis mõjutavad inimese enesetunnet ja häirivad suurel määral, kipub sageli see esimene mõte eesmärkidest rääkides olevat see, et mu eesmärk on see, et ma tunneks ennast paremini või et mu meeleolu oleks parem või et mul oleks ärevust vähem, mis on selles mõttes täiesti arusaadav ja loogiline mõte selles olukorras. Lihtsalt eesmärkidena need võib-olla üleliia hästi ei toimi. Sest ühest küljest esiteks see seisundi mõjutamine on nagunii selle protsessi sisu, kui me räägime psühholoogilisest abist. Meil on vaja seda seisundi muutust ühest küljest selleks, et jõuda nende tegelike eesmärkideni ja samal ajal sageli nende eesmärkide saavutamine on see, mis tegelikult võimaldab ka selle seisundil muutuda. Et me ei saa seisundit sageli otse sundida muutuma. Ja kuna me oleme kõik inimesed edasi, ka pärast psühholoogiliste oskuste õpet või teraapiat või mis iganes protsessi, et siis see seisund jääb ka alati ajas muutuma. Ja ilmselt on võimalik ette kujutada ka seda, et seda eesmärki, et ma võiksin ennast paremini tunda või et mu meeleolu võiks parem olla, me saame püstitada päris pika aja jooksul, sest sageli, isegi kui see meeleolu objektiivselt tõuseb, ta saab veel paremaks minna. Et seetõttu selle seisundi enda muutus sageli ei ole see eesmärk, mida ma soovitaks või mis oleks selles protsessis kõige toetavam. Mida siis selle asemel teha? Nii palju, kui ma olen ise kogenud, aga kui on ka erinevate valdkondade sellistest muutuse protsessidest teada,
et siis hea eesmärk sageli vastab sellisele küsimusele, et mida ma tahaksin olla võimeline tegema, mida ma praegu ei saa või mis praegu on minu jaoks väga raske, kurnav, suurt pingutust nõudev. Ja vastus sellele küsimusele on sageli selline tegevus, mis toimib hea eesmärgina, mis motiveerib ja millel on ka see lisapluss, et me saame mingi hetk öelda, et oh, ma sain sellega reaalselt hakkama, ma sain selle tehtud. Ja seetõttu see kipub olema oluliselt toetavam eesmärk. Nii et kui me siin eesmärke püstitame, siis see küsimus, millele me vastame, on see, et mida ma tahaksin olla võimeline tegema, mida ma praegu ei ole. Siin on oluline meeles pidada, et need ei pea olema suured asjad. Et me ei pea eesmärgiks seadma endale seda, et ma pean maratoni lõpuni jooksma mingi kindla ajaga või et ma pean endale uue töökoha leidma mingi kindla palganumbriga või muud sellist, mis on ka väga okeid eesmärgid, kui need on sinu eesmärgid. Aga et see eesmärk võib olla ka väike. Näiteks see, et ma tõusen hommikul üles ja joon rahulikult kohvi ilma, et ma ei tea, muretseks päeval ees ootavate sündmuste või töökohustuste pärast. See võib olla see, et ma saan rahulikult pool tundi diivani peal raamatut lugeda ja olla mõttega selle raamatu juures. See võib olla see, et ma lähen õhtul jalutan oma naabruskonnas ja vaatan loodust, ilma ja inimesi. See võib olla see, et ma ei tea, katsetan mingit uut toiduretsepti või lähen sõbrannale külla, et need võivad olla sellised lihtsad igapäevased asjad. Oluline on see, et nad oleksid sinu jaoks olulised, et need on asjad, mida sa tahaksid reaalselt teha ja olla võimeline tegema. Ja et nad oleksid tähenduslikud ja et sa sõnastad end enda jaoks sellisel kujul, et ma tahaksin olla võimeline seda tegema. Proovi järgi. Vaata, kas suudad enda jaoks sellised tegevused leida ja vajadusel küsi nõu, arutame koos, mis võiks olla hea eesmärk.